Tere! Nagu jõuti öelda, et minu nimi on Mark Hoffmann ja millest ma tahaks rääkida täna on tarkvarameetrikad ja mis on tähtis mainida kohe, et ma ei räägi koodimeetrikatest, kuigi üritus on DevClub ja see tunduks kõige loogilisem. Ja ma räägin just tarkvarameetrikatest ja tarkvarameetrikate all mina selle loengu või selle nagu presentatsiooni hetkel mina mõtlen just kõiki meetrikaid, mis aitavad tarkvaraarenduses alates planeerimisest kuni kodeerimiseni. Ja lühike tutvustus, et kui kokku võtta ühel slaidil, siis ennast võiks öelda, et ma olen ettevõtja, õigemini öelda isegi tarkvaraettevõtja, hetkel ma olen juba 3. või 4. startupi juures, sõltub mida sa arvestad nagu startupiks. Ja alustasin ma ei tea, circa 10 või 11 aastat tagasi programmeerijana ja siis nende aastate jooksul olen koodi kirjutanud, arendusmeeskondi juhtinud ja ma ütleks, minu suurim huvi tänasel päeval on distributed meeskonnad. Ma ei tea, kuidas eesti keeles on õige öelda? Hajutatud. Ühesõnaga meeskonnad, kes asuvad erinevates majades, linnades, riikides ja räägivad erinevaid keeli veel. Ja firma, millega ma praegu tegelen, on nimega Programmeeter ning selle point on selles, et tõsta läbipaistvuse saavutamist, tõsta tarkvaratoodete kvaliteeti ja siis protsesside läbipaistvust ja sellega läbi siis parendada neid protsesse. Ja kui reklaamijuttu mitte palju rääkida, siis aga kokku võtta seda ühiselt, et miks me seda teeme, et me arvame, et see on nagu üks viise, kuidas saaks tarkvara arendust teha nagu oluliselt paremaks, et kui sa teed seda läbipaistvalt, kui kõik saavad aru sellest, mitte ainult programmeerija saab aru, mis ta kirjutab, vaid ka projektijuht saab aru, analüütikud, kliendid ja nii edasi. Aga see selleks, et kui tulla tänase jutu juurde, siis võib-olla prooviks teid natukene ka rääkima panna. Et tõstke käsi, kes teist arvab, et nad hoolivad kvaliteedi eest. Okei, sa ei hooli. Ja ja siis võib-olla mõned näited, et mis te arvate, mida tähendab siis tarkvara kvaliteet, kuidas te sellest hoolite täpselt? Rõõmsad inimesed, kasutajad. Aga natukene täpsemalt. Et kuidas sa... silmis. Okei. Kui inimesed on rõõmsad, võtavad, ma ei tea, Apple'i karpe lahti ja teevad sellist filme ja pilte. See on nagu niisugune hea. Ei, see, et Apple hoolib, seda ma tean. Aga mind huvitab nagu just teie näitel, et mida teie teete selleks, et kvaliteetne toode oleks lõpuks. Et kuidas... Äkki oskab, siin ei ole mingisugust nagu kavadest või trikki selles küsimus, nagu igaüks saab omamoodi sellest aru, lihtsalt tahaks nagu teie näiteid tuua. Aga ma ei lähe edasi, kui keegi ei räägi välja midagi. Okei. Ja testid sa mõtled ise testid või keegi? Unit teste? Okei. No see on üks selge viis, on ju, kuidas koodi kvaliteet tõsta, on ju. Aga ise teeme seda, mida nõudnud. Okei. Jah, see on kasulik. Töötab nii, nagu peab. No okei, see on kasutajapoolne vaade, on ju. Mingisugust... Kuidas? No jah, võt siin on üks hea tüüpiline vaidlus, et kas on parem bugisid mitte teha või kiiresti neid parandada. Aga... Mitte bugisid.
okei. Aga kui vaadata neid konkreetseid küsimusi, mis mina siia välja tõin, mina väidan, et enamus teist ei oska nendele vastata oma projekti kohta. Kui keegi ei ole nõus minuga, võite veel kord käsi tõsta. Et kui te oskate oma projekti kohta öelda, kui kiiresti te oma bugisid parandate, kas see võtab 15 päeva parandada bugi või 15 aastat. Igal defektil on oma väärtused, kui sul on pisikesed asjad on okei. Ma pean silmas, et igal defektil on erinevad väärtused, kui sa teed midagi niivõrd fantastilist ja sellel on tõesti mingisugused defektid, mingisugused probleemid, et see võib lõpuks ikka nii-öelda plussi jääda, kui see väärtus, mis on nii kõrge versus need väikesed defektid selle juures. Ja teises tootes pole just vastupidi, et iga pisendid asja ajab midagi niivõrd väärtused. See on niivõrd lai ja keeruline. Jah, täitsa õige, aga see ongi see küsimus, mis ma küsin, et kas te teate, et kas te parandate näiteks nii-öelda tähtsaid bugisid ennem või kas te parandate nii-öelda need bugisid, mis klienti mõjutavad nii-öelda halvemini või paremini. Ja see, mis nii-öelda meie nägemus on, selgelt ma olen natukene nii-öelda oma asjaga sees, aga üks viis, kuidas saaks natukene selle kvaliteedi asja natukene kontrolli all paremini hoida või siis natukene selgemaks teha erinevate osapoolte vahel on meie arvates meetrikad. Ja meetrikate eesmärk, nagu meie seda näeme, ei ole selles, et programmeerijad vallandada, kui ta oma asju ära ei tee, vaid see on pigem selles, et meeskonna liikmed, programmeerijad, analüütikud, projektijuhid, sõltub sellest, kuidas teil meeskond on organiseeritud kuni klientideni, et nad saaks keerulistest asjadest ühtemoodi aru. Ja kui sa suudad näiteks meeskonna sees defineerida mingisuguse kvaliteedi näitaja, mis kõikide osapoolte poolt on kokku lepitud, et jah, me tahame, et meil oleks 0 bugi. See tundub nagu kahtlane eesmärk, aga samas ta paneb kõik osapooled ühes suunas liikuma, et meil ei pea tootes olema bugisid. Isegi testijad hakkavad siis tegema nii, et nad ei kirjuta bugisid, kuna nende eesmärk tootes oleks nagu vähem bugisid. Aga samas ikkagi meeskonna poolt vaadates see on nagu hea eesmärk, üks näide heas eesmärgist, mis võiks seda arusaadavust paremaks teha. Ma võib-olla tulen selle slaidi juurde tagasi veel, kui nii detailidest huvi on, aga ma käin võib-olla üks kõige lihtsamad, kuigi kõige minu meelest väärtuslikumad meetrikad üle. Et lihtne asi, et palju teil tootes täna bugisid on, lihtne meetrika. Näiteks mina oskan öelda, et meil täna, võib-olla praeguseks, kui ma räägin, võib-olla nagu 18 või 19, aga siis, kui ma seda presentatsiooni tegin, siis oli 17 bugi lahti. Mida see ütleb nagu minule kui siis firma juhile või siis kui seda meeskonna juhile, mida see kliendile ütleb? Et meil on tootes mingisugust 7 üksikud asja, mis võivad mõjutada see nii-öelda käiku, kuidas see kasutamine toimub. Ja lihtsalt, kui ma vaatan seda tänases päevas, see ei ütle midagi. Kui ma vaatan, et meil 6 aeg tagasi oli neid bugisid 170, siis see ütleb, et nagu enam-vähem kvaliteet paraneb. Aga kui võtta näiteks seesama meetrika koos ühe teisega kõrvale ja vaadata, kui kiiresti sa neid bugisid keskmiselt parandad, siis juba 2 meetrikat koos juba annavad sulle suht head näidiku ja sa saad umbes hinnata, okei, meil on 17 bugi, keskmiselt võtab 27 päeva selle bugi parandada. Nojah, suht kaugel oleme sellest heas eesmärgist. Ja see, ma ei tea, kas teist on rohkem inimesi, kes töötavad nii-öelda kliendiprojektide kallal või siis toote arendusmeeskonnades? Ma tean ainult Antoni kohta. Kes projektidega tegelevad? Kliendiprojektid? Okei.
ühesõnaga, kui mina oleks teie klient, siis mina kindlasti jälgiks neid 2 meetrikaid, et kui minu poole tuleb teostaja poolt tarkvara, siis mina tahaks kindlasti teada, et palju selles bugisid täna on, kui kiiresti seda suudetakse lahendada ja siis ma umbes teaksin, et millal see reaalne deadline on kvaliteedi suhtes. Et üks asi, mis mul projektijuht ütleb, et jah, deadline on 1. jaanuar, aga teine asi, mis ma näen statistikatest, millal see asi on reaalselt kvaliteetne. See on nii-öelda teise suunda natukene vaatenurk selleks, et ei arvaks, et me ainult nii-öelda bugide countimisega tegeleme. Et üks asi, mis minu väitel võib hinnata, on arendajate know-how projektis. Et need, kes võib-olla on mind varem kuulnud, nende käest ma ei küsi, aga mis te arvate, et kuidas seda võiks teha? Ja kuidas seda teed? No jah, teoreetiliselt on veel ideid. Vaata, kes commit'id on, mis asja? Käsitsi. Mingid tuulised. Krepiga. Aukide krepiga. No jah, aga kuidas, kui sa krepiga seda teed, sul ei ole seal tegelikult selles koodis kirjas. No jah, teatud juhtudel sul kommentaarides on. Mille käes on kriitida know-how? Mis see küsimus täpselt? Kuidas mõõta arendaja teadmisi projektis? Vaata, et ei oleks mingit klassi, ma eks ainult üks inimene teinud mingit koodi. Jah, see on väga lähedal sellega, kuidas meie sellest Paarist programmeerimine on ideaalne lahendus sellele, kui te vahetate oma paare tihti ja see on juba ravim, on ju, kui sul inimestel on 2 inimesel kogu know-how. Aga mitte 2, vaid alati vahetada neid paare, et üks 2 jääb ju sama, kes tuleb järgmine õpetavad ja siis kõik teavad lõpuks. Okei. Vähemalt ei ole sellist. No, ühesõnaga siin oli, kui kokku võtta paar ideed kokku, siis see on see, kuidas meie defineerime seda jällegi, see ei ole ainus viis, see ei ole see, kuidas seda peab tegema ainult, aga see, kuidas meie defineerime seda asja, et me vaatame koodi muutuste ajalugu, vaatame, kui palju on erinevad inimesed erinevat koodi nii-öelda kirjutanud. Ja kui inimene on selles klassis midagi teinud, siis temal on see know-how olemas. Kui ta ei ole selles klassis midagi ajaloo jooksul teinud, siis seda know-how'd ei ole. Ja siis juba selle asja kokku liites sa saad nagu suhteliselt täpse numbri, kas sellel inimesel on 37% komponentides mingi know-how olemas ja ütlen, üllatus, aga selle pealt saab väga huvitavat statistikat, eriti suurtes meeskondades välja, kuni selleni, et 80% inimestest tihti ei oma üldse know-how'd projektis, mis nad töötavad. See tähendab, et nad ei commit'i üldse või? Või see asi, mis nad on ajaloos teinud, seda enam keegi ei kasuta. See on nagu tihedam, ikkagi mingi töö ikkagi toimub, aga lihtsalt nagu ajalooga see kõik visatakse minema või keegi kirjutab ümber. Aga miks see meetrika on tähtis? No üks see, mis juba mainiti, et see riski maandamine, et kui sa, see on eriti toote meeskondade puhul, näiteks meie firmas, kus on suhteliselt vähe arendajaid, iga arendaja on nagu kulla väärt ja kui see arendaja näiteks mingil põhjusel tahab konkurenti juurde minna, siis sa umbes tead, et mida sa kaotad. Kui sul seda meetrikat ei ole, siis sa vaatad niimoodi pimedas, okei, kellele ma seda optsiooni pean jagama, et ära ei läheks. Siis nii-öelda agiilsete praktikate nii-öelda fännidele, et minu meelest üks parimatest, jällegi seda päris meetrikaks ei nimeta, aga siin on kasutatud meetrikad, et seda näidata burn down chart, mis on üks näidis sellest, kuidas sa mingisuguse lihtsa numbri visualiseerides hästi saad päris hea tulemusu sellega, et kus sa saad ennustada, mis on su tulevik, vaadata, et kui hästi sa oma nii-öelda minevikus tööd oled teinud. Et sisuliselt selle charti peale on näidatud, kui palju sul veel
sõltuvalt definitsioonist task'id või siis story'sid tegemata on ja vaatad deadline'iga suhtes, et kui kiiresti sa liigud selle siis eesmärgi juurde. Ja see meetrika, mis selle taga on, tegelikult ühesõnaga see punkt, mis seal selle joone peal on, et see on sisuliselt tegemata task'id. Aga ilusti visualiseerides nimetame burn down chart'iks ja siis saame sisuliselt kogu, no okei, mitte kogu, aga põhilise agiilse printsiibi nagu chart'i, millega saab siis juhtida päris hästi iteratiivseid projekte. Samuti agiilsestest protsessidest väga lihtne näidik, mida ma ütlen ausalt, mul oli isegi seda suhteliselt keeruline leida tänast, kuna need tänased toolid piisavalt korralikult seda meetrikat ei näita. Ma ei tea, äkki teist keegi teab paremini kui mina, aga mina proovisin Jira's leida, mis mu sprintide või iteratsioonide velocity oli umbes. Mina seda ei osanud teha. Pivotal tracker näitab väga hästi. Seal on see olemas. Aga ühesõnaga Jira'st ma seda ei leidnud, pidin nagu käsitsi ja meie tootes seda toe ka veel ei ole, siis seda käsitsi tegema. Aga see on lihtne meetrika, kui te tahate umbes hinnata, kui kiiresti te tööd teete, siis te vaatate, kui palju story point'e või task'e, mis iganes te hakkate countima, kui te vaatate, kui palju te asju ühe iteratsiooni sees ära teete, ja siis vaatate ajaloos, kuidas see trend muutub. Ja mingi hetk ta teoorias läheb enam-vähem ühele tasemele. Ehk siis saate suhteliselt täpselt öelda, et jah, me teeme 14 story point'i ühe nädala jooksul, ehk siis te saate umbes hinnata, et kui palju asju te saate aasta jooksul või poole aasta jooksul ära tehtud. Kas story point'id on kõikidel erinevatel arendusmeeskondadel ühe suure raskusega? Nüüd eesmärk ei ole olla meeskondade vahel võrreldavad, vaid ühe meeskonna kiirust nagu hinnata, et kui see meeskond on teada, et ta on teinud viimased 8 nädalat kõik näiteks 14 story points'i, siis väga suure tõenäosusega ka järgmise nädala jooksul ta suudab teha 14 story points'i. Selle eesmärk ei ole võrrelda, et kui teine meeskond tegi 13 story points'i, et kas teine oli parem või mitte. Pigem on selle eesmärk ainult ennustada, et kui suure töö tõenäoliselt suudavad nad ära teha. Aga selles mõttes, et kliendi aspektist nagu meetrikast lähtudes mingisuguste meeskondade võrdlemiseks. No sõltub jällegi väga konfiguratsioonist, mis teil kliendiga on, aga tihti klient vaatab teid kui ühte meeskonda. No see on kõige sagedam case. Selleks, et meeskondade vahel mingi võrdlus oleks, et see tähendab, et nad peavad tegema ühte ja sama toodet, see on A. Ja siis, kui nad teevad tõesti ühte sama toodet, siis sellisel juhul on võimalik panna baseline story point story'del. Siis need story'd omab, et see on selline ankur, mis kõikidel meeskonnal kehtiks. Ja siis nad saavad seda hinnata ja siis on võimalik mingil määral, aga ikkagi nagu Erik juba ka ütles, et seda ei tohi kasutada meeskondade võrdlemiseks. No mina nii kategooriline ei ole, aga meil on 30 story points. Kui vaja on, siis kõiki tohib on ju teha. Aga mina teen 100. Aga küsimus on selles, et kui sa seda interpreteerid, sa pead aru saama, et sul mingisugused lähtepunktid võivad erinevad olla. Ja no meie puhul on see story pointi hindamine puhtalt subjektiivne asi. Mis meil üks ja sama inimene tavaliselt niimoodi ei laake vaadates paneb neid story pointe. Aga jällegi, siin on erinevaid viise, kuidas seda saab teha ja erinevaid teooriaid, kuidas seda peab tegema. Okei, tuleme nii-öelda ühe minu lemmikmeetrikat poole. Escape defect, kui võtta definitsiooni, see on bugi defekt, mis on nii-öelda escape'inud teie QA meeskonnast või mis on escape'inud. No jah, lihtsalt öeldes leidmata, aga seal on, sõltub meeskondade struktuurist, sul võib olla leidmata kelle suhtes on ju, leidmata arendusmeeskonna suhtes, QA suhtes või siis sul võib neid etappi olla päris mitu. Ja kõige huvitav on just see, et kui QA tehakse ja siis vaadata, et kui palju ikkagi testijad lasevad läbi neid bugisid, ehk siis teise sõnu
kui palju jamasid läheb kliendile näkku, kui ta seda soft'i kasutab. Ja see on tegelikult kõige valusam defekt on ju see, et meil näiteks meie tootes 17 defekti on, veel ei tähenda, et nad on kõik reliisitud versioonides ja siis võib-olla see ei ole nii suur probleem. Aga samas, kui sul on escape itud viga, mis läheb kliendi juurde ja selle tõttu tal süsteem ei tööta, siis see võib juba maksta valusalt, ma ei tea, kas trahvide näol või selle näol, et klient loobub sinu tarkvarast, mis iganes. Mark, jah. Küsin korra vahel, võib-olla sa räägid sellest pärast, aga mida selles eelnevas, selles bugi parandamise ajameetrikas see parandamine reaalselt tähendab? Ehk siis? No ma hüppan siis kohe tagasi. Täpselt seda, mis te oma selles nii-öelda meeskonnas olete kokku leppinud, et kui nimetate parandatud on nii-öelda asi, kui proge on öeldud, et korras, siis tähendab seda, kui nimetate seda, et kui proge on parandanud pluss QA meeskond on üle kontrollinud, siis seda on ju. Et no meetrikad on ikkagi selleks, et oma tööd nii-öelda läbipaistvaks teha, mitte et sellel on mingisugused mega definitsioonid, mida peab nagu jälgima selgelt. Meie näiteks vaatame just seda, kui kiiresti proge parandab seda oma meeskonnas, mis mõnede teooriate järgi on väga vale, aga meie teeme niimoodi. Jah, no ühesõnaga minu meelest see on nagu väga väärtuslik asi, et ja kui te tulete tänasest nii-öelda minu jutust koju, siis jätke see meelde ja proovige seda countida. Te üllatate, kui palju nii-öelda puhtalt selle asjale tähelepanu pööramine võib nagu muuta selle perspektiivi. Ja eriti, kui te veel seda kliendile näitate, siis ja kui see asi hakkab kahanema, et kui palju see võib kliendi suhet teie projektide suhtes nagu muuta. No see on nii-öelda üks variatsioon sellest escape defektidest, et kui sa võrdled, ühesõnaga, kui sa loed keskmise aja, palju sul kahe probleemi vahel nii-öelda adminid võivad rahulikult magada. Ehk see on sisuliselt sama nii-öelda escape defektide countimine, aga sellel on see nüanss, et see on nagu väga inimlikult ja selge, et kui sul on kahe escape defekti vahel näiteks 2 päeva, siis sa tead, mul peab olema mingisuguse poole töökohaga bugfixija, kes neid probleemist lahendab. Kui sul on üks kord aastas, siis sa võid nagu support meeskonnast üldse mitte mõelda, et sul arendusmeeskond saab väga hästi hakkama. Ja miks ma arvan, et see on tähtis ja siin jällegi tuletan meelde, et me ei rääkinud just koodimeetrikatest, vaid ma räägin just tarkvarameetrikatest, mis aitavad sulle kogu selle protsessi ja kogu selle meeskonda korralikult juhtida. Ja niisugused väga lihtsalt numbrid, mis on arusaadavad ükskõik kellele, isegi kui see ei ole IT-haridust õppinud või kui see ei ole nagu üldse tarkvara asjadest teadlik, siis on väga selge, et kui mul on defektide vahel nädal, siis sa tead, mida see tähendab, sest see on nagu väga inimlikus keeles sulle öeldud. Ja nagu kokkuvõtte selle nii-öelda näidiste asja, mis ma tõin, siis mis ma soovitaks on ju lihtsatest asjadest, oma kogemustest välja tuua, et kui te räägite kvaliteedist, siis on tähtis jõuda mingisuguse kokkuleppeni erinevate osapooltega, kes teil projektis on, et mis see kvaliteed ikkagi tähendab. Kui teil seda ei ole, siis ei ole mõtet midagi mõõta, ei ole mõtet midagi punnitada, sest nii igaüks mõtleb omast kvaliteedist ja programmeerijale meeldib mingi koodi kvaliteed, et koodi oleks keerukas, kellelegi meeldib, et tal unit testide coverage oleks nii suur ja te ei jõua mingisuguse ühispunktini. Et see on nagu üks tähtis asi. Kui teil selle asjaga on nagu klaar, siis te võite valida mingisugune väga väikse hulga neid meetrikatest, mis teil võiks nagu abiks olla ja mida te võite kasutada. Ja üks minu meelest super viis, kuidas asjaga edasi liikuda, et pange need meetrikad niimoodi telekasse või arvutisse, et kõik seda näeks.
kui see on olemas, siis tihti nendele hakatakse ka tähelepanu pöörama ja siis tihti need meetrikad hakkavad ka mõjutama seda, mis viisi või kuidas sa reaalselt seda tööd teed. Ja jällegi sõltub väga palju sellest, mis rollis teie ise projektis olete, aga meie nii-öelda visioon on väga selge selles, et te peate oma meeskonnas nii-öelda läbipaistvust läbi suruma, et see on ainus viis, kuidas mingisugused asjad saaks kvaliteedi mõttes paremaks teha. Ja jällegi tuletan meelde, et ma ei räägi koodi kvaliteedist, ma räägin nagu asja pildist üldisemalt. Sest neid viise, kuidas koodi kvaliteeti paremaks teha, neid on sadu ja siin ma ei ole ilmselt see parim spetsialist. Aga see on see meie kogemus, kui sa just tahad üldiselt seda pilti paremaks teha. Ja selleks, et te saaks aru, et ma ei räägi seda mingisugusest lihtsalt nagu taevast võetud, et meil on meetrikate teemal see firma, millega ma olen seotud, see on juba üle 4 aasta meetrika teemaga tegelenud ja see toote, millega me tegeleme, on just selle eesmärgiga tehtud, et tõsta läbipaistvust meeskondade sees, meeskondade vahel, kliendi ja teoste vahel ja et saaks seda läbi meetrikaid teha. Ja palju meil aega nüüd on? Siis ma tean. Võib-olla umbes 10. Okei, no ei ma nii kaua ei näita meid. Et ma kiirelt ühesõnaga, siin ma toon näite sellest, kuidas meil konkreetselt endal on tehtud dashboard meie enda tootega, kus on mingisugused põhimeetrikad kokku ajatud ja käime lihtsalt kiirelt üle, et mis see mulle näitab. Ehk siin on niisugune lihtne faktide rida, kus ma näen, et palju meil erinevates toodetes bugisid kokku on lahendamata, palju nendes on selles suuremas projektis ja mis on see kuupäev viimase reliisist, mis me hetkel teeme. Siis siin paremas nurgas on kohe niisugune maa peale tagasi saamiseks on näidatud need viimased probleemid, mis on lahendamata, et mul kohe tekiks tunne, et mis need konkreetsed probleemid on, mida peab lahendama. Siin on siis mul väike valik meetrikaid, mis me oleme nii-öelda enda jaoks defineerinud, et me tahame jälgida. Ja need on siis erinevate projektide kohta. See internet siin töötab muidu. Okay. Mõnikord töötab. Jah, korras. Ühesõnaga, see sama on Resolve Defects, millest me rääkisime. Defects and Verification, need on siis need bugid, mis on parandatud, aga ei ole veel nii-öelda testija poolt üle kontrollitud. Mean age of unresolved defects on siis keskmine vanus defektidel, mis on lahendamata. Ehk siis, kui sa vaatad meie lahendamata bugide peale, siis need on circa 3 kuu vanused kõik, mis ei ole tegelikult hea näite. Defect find rate, palju asju sa päevas või nädalas leiad. Meil on circa 1 bugi 3 päeva tagant. Ja selle järgmise näite kohta on näha, et tegelikult peaaegu kõik on need kliendi keskkonnas leitud bugid. Aga see on meie meeskonna struktuuri case, et me oleme sisulist väga selge otsuse mingi hetk teinud,
et me teeme väga kiired reliisid ja me proovime need tihti, kui meil tekib mingisugune kliendi bugi, siis see ei ole nii valus, sest me saame seda sisuliselt juba selle nädala sees tavaliselt ära parandada. Ja selle tõttu on tihti just enamus bugisid lähevadki kliendi poolt lahendamisele. Kuidas see selle 100 päevaga kokku läheb? Kuidas? Kuidas see selle 100 päevaga kokku läheb? 100 päevaga? Keskmine parandusaeg. No jah, see tähendab seda, et need asjad, mis meil täna lahendamata on, need on lihtsalt kas või mingisugused megakeerulised asjad või lihtsalt nagu ei ole prioriteetsed ja jäävad sinna alles lihtsalt. Võid siis oletada, et nad on selle keskmise nagu paigast ära viinud või? Ei, nad ei saa keskmise ära. Paljud lähevad paari päevaga parandatud? No päris siit sa seda ei järelda, aga ma arvan, et kui sa juba Jira's natukene sisse vaatad, kui sa tahad nagu sisu poolt leida, ma tegelikult võin korraks no ühesõnaga, kui sa vaatad siia nagu prioriteetide järgi, siis siit on näha, et need B1 on tegelikult suht vanad ja see tähendab ilmselt seda, et need on lihtsalt väga keerulised parandamiseks, selle tõttu nad on seal üleval väga pikka aega. Ja siis veel kaks asja on siis net close defects, see on siis kui palju rohkem me close ime bugisid võrreldes sellega, kui palju tuleb neid juurde. -0,1 täna tähendab seda, et on rohkem leitud bugisid kui parandatud. Ja selle tõttu time to zero defect on lõpmatu ja time to zero defect tähendab seda, et millal on 0. Ehk siis praeguse statistika järgi selle meie uues tootes on see suht millalgi ei tulegi. Programmeeteri puhul kahjuks sama lugu. Vot, aga see on real-time meetrika, et vahepeal näitab päris head numbrid ka. Siis mis on nii-öelda meie toote puhul väga nii-öelda huvitav ja väga kasulik on see, et kui sa vaatad mingisugust meetrikat, siis sisuliselt saad selle numbrile klikites tegelikult näha juba nii-öelda underlying data, et kuidas see meetrik on arvutatud, saavad umbes aru ja mis need nagu bugid on, mis selle meetrika mõjutavad. Ja sellega sest kui tihti sa vaatad seda numbrit, siis sa ei saa aru, 17 või mida see nähendab. Et mida ma pean nüüd edasi tegema selleks, et see number vähemaks teha. Ja ma hüppan korraks ühe konkreetse meetrika lehele, kus on siis juba natukene detailsem analüüs ühest konkreetsest numbrist, kuidas ta on muutunud ajaloos. Ja no siit on näha, et see, mis ma rääkisin, et kui meil on täna näiteks 34-38 kogu firma peale lahendamata probleemi, siis ma näen, et ajaloos on see number kasvanud. Ehk siis minu jaoks on selge, et see trend ei ole üldse õiges suunas. Et me oleme suutnud kuskil aasta alguses seda paremaks saada ja siis no mina vaatan siia peale, ma tean, miks see nii on juhtunud. Meil on tekkinud üks suur klient, kes on meid pussinud väga palju uusi feature'id teha ja ma näen, kuidas see asi läheb käest ära. Aga see ongi eesmärk, et sa näeksid, millal sul asi läheb käest ära ja et sa saaksid mingi hetk sellele asjale reageerida. Ja kui sul neid numbrid ei ole, siis lihtsalt nagu pimedas jooksed ja sa ei kujuta ette, et mis seisus mul asjad on üldse. Okei, näitan ka korraks nii-öelda isikute tasemel, et kes on ikkagi need tegelased, kes neid bugisid meil ei paranda. Antonix enam ei ole, aga siis ma räägin natukene, et temal on väga palju bugisid. Aga jah, see ei tähenda, et tema on neid teinud, see tähendab ilmselt seda, et tema on see inimene, kes neid, kelle kohta need disainitakse enne, kui need asjad edasi liiguvad. Aga see on üks asi, mis juba projektijuhid saavad väga hästi ära kasutada, et sa saaksid balansseerida, et kelle käes asju on rohkem või vähem. Ja siin on
siin on üks asi tähtis, mis minu jaoks on isegi üllatus, et meil on 8 defekti üldse kellelegi assign imata. No selgelt neid keegi ei lahendagi. Ja niisugused asjad peavad meetrikatega välja tulema, et siis inimene, kes selle eest vastutab, et need oleksid ikkagi assignitud. Äkki teil on küsimusi tekkinud? Kuidas täpselt erineb programmeeter bug trackerist? Sest see ei ole bug tracker. Ma saan aru, et me ei tracki bugisid. Te olete positsioneerinud ennast sellised, kõik, mis sa oled täna näidanud, on seotud olnud bugidega, mida üks korralik bug tracker, olgu ta mõni oss, mõni vabatarkvara või näiteks forkbugs. Ma tean, forkbugs teeb ka väga palju niisugust analüüsi, mida sa kirjeldasid ja veel rohkemgi, et eeldab, millal sa valmis saad ja kõik. Et kuidas programmeeter erineb? Korra vilsam siin nägin, et sul oli mingi agile metrics oli selle metrics menüü all. No esiteks täpsustan bug trackerite kohta, et kui sa hakkad sinna sisusse reaalselt vaatama, siis tegelikult nad ei paku sulle sellist statistikat. Ja see, mis ma küsisin teie käest, et kas keegi teist oskab nendele numbritele vastata, see ongi just see näite, et tegelikult seda informatsiooni bug trackeris ei ole. See on nagu üks asi, mis meie teeme nagu selgelt, et me eristame sellega, et me teeme selle meetrikad andmeladu, kus sa saad nagu neid raportid ja neid meetrikad välja võtta täpselt nii, nagu sul vaja on. Ja teine aspekt on see, et need vahendid, kellega me integreerime, on mitte ainult bug trackerid, vaid me kogume andmeid tegelikult kogu projekti elutsükli kohta. See võib olla siis projekti juhtimistarkvara, see võib olla continuous integration server, kus countitakse näiteks quick build, kus vaadatakse, kuidas buildid failivad või mitte. Saad sa natuke suuremaks teha selle eelmise lehe, kus oli need, millega te veel integreerite? Sul oli tahab need nupud, kus oli seal track ja muud. Saad sa suuremaks teha need? Näeks lugeda ka? Proovime. Aga ühesõnaga, need on populaarsed bug trackerid, project tracking tool'id, koodirepodega me ühendame ka, aga me ei tee seda ühesõnaga, seda me teeme tavaliselt juba kliendi nõudmistel, ehk siis see on nagu specs projektid, kuna need on natukene keerulisemad. Et on nagu plaanis umbes nagu Gitiga ka midagi näidata või? Jah. No näiteks see know-how meetrika, seda korjatakse koodrepodest. Kas sa seda know-how pilti? Hetkel ei ole meil näidata. Lihtne põhjus on seal selles, et neid asju teeme kliendi spetsiifiliselt ja ükski klient ei taha neid asju väljapool näidata. Me ise enda jaoks ei tee seda. Meil on suhteliselt selge pilt. Kelle käes on know-how ja nende käes on ka osalus. Ehk, ühesõnaga, meil on liiga väike meeskond selleks, et seda asja reaalselt oma sees teha. Oma võrrada mitte sööda. No see on tegelikult ikka väga oma võrrada söömine. Lihtsalt siin on konfliktid need asjad, mis meie jaoks minu meelest primaarsed on. Kui väike või suur see meeskond on siis? Progeid on meil 3,5. Mõtleks nii, kui mind ka projeks lugeda, siis jah, aga täisaega ma ei jõua progeda enam. Kõik meeskonnad maailmas on nii 5 liikmesid, et suured projektid toimivad ka niimoodi. Sa üllatad, kui suuri meeskond on maailmas. Et meie suurim paigaldus on 1000 kasutajat vist. Mis keelest te kirjutate seda? Javas. Et siis kohe mõõdike. Kas te proovisite kunagi mingi open source projekti analüüsida siis reportsi? Selle kohta meil tuleb varsti välja üks super asi, kohe ma näitan. Reklaamkampaania. Tuleb see kihvt reklaam. Võtad missioonide. Et me teeme sellise asja nagu Project Grader, kus suvaline inimene võib tasuta
see oli tasuta reklaam, jah. Kus suvaline inimene tuleb lehele siia sisse, vajutab oma, ühesõnaga. sul on ka see paag. Kuidas? Sul on ka see paag, et iTunes küsid pidevalt pajukooli. Jah, see on, et sisestad oma kasutajaparooli ja siis saad kohe analüüsi kätte, mis heas seisus on. Aga me ei tee seda nii edevalt, nagu ma just näitasin programmeerides, me teeme seda väga lihtsasti. No ma ei tea, nendest Griffon. Ma ei tea, mis see no. Mis on Griffon? taoline raamistik. Mille? Reisi. Linuxi kernel on näha. Seda me ei ole veel. Ei jõua läbi ammu seda jänni. Ei, me oleme siin proovinud Adobe Flexi mingit projekti hinnata, seal oli 10 000 bugisid ja see oli, aga see sinna topi ei mahunud, nagu te saate aru, et see on ikka päris suured bugirepod on läbi analüüsitud. Aga ühesõnaga, mis sa saad väga lihtsalt nagu numbrid, et kui kiiresti sul projektis bugid fiksitakse ja pluss siis umbkaudse paigutuse protsentides või siis asukoha numbris, et kui hästi sa võrdled, kui hästi sinu projekt benchmargib nii-öelda maailma projektidega, open source idega või siis mitte. Keegi on postitanud ka, et vaadake, meil on nii palju defekte Twitteris ja Facebookis. Ei no, kui me oleme seda katsetanud ja me oleme paar open source projekti ära mõõtnud ja vaadanud ja siis nemad hakkasid kohe Twitterdama, et näe vaata, et meie projekt on, ma näitan, miks sa seda teed tegelikult. Näitan seda sõnumi. I just measured my project meter. You can do this. You can win a free iPad. Ei, natukene nii-öelda kavalam, aga peaaegu. Measure your project and win a free iPad. See on kallis, kui sa igale ühele Twitterist iPadi. Sa ei pea päriselt loosima, sest et keegi võitis kuskilt. Keegi ei kontrolli ju. Kas sa võitis? Mark Hoffman võitis. Nii jah. Siin ikka väga kiiresti ei tööta internet. Ootame ära. Urlist saab lugeda. No jah, Urlist, kes näeb, saab lugeda tegelikult. Aga ühesõnaga, point on selles, et kui sa postid sellest, ei ole näha. See tuleb hiljem. Väga ajaks ega siuke asünkroon. Ei tule. Defekti juurde. Aga ühesõnaga, me näitame seda, et mis projektist sinu projekt on parem ja proovime leida sellise vastavuse, mis on kas või tuntud või siis populaarne ühesõnaga nende eelmiste asjade kohta. Ja siis eriti Prantsusmaal me oleme 2 projekti mõõtnud, siis nad hakkasid kohe Twitterdama, et kes kellest parem on. Aga seal on mingisugused ilmselt oma nii-öelda riigipõhilised kaklused ja seal on päris palju open source projekti ka, et siis seal see oli väga... Võtate mingi täitsa suvaliselt võrdle projektiga, et umbes, et Eesti ID-kaart on parem kui Linux. No vaata, siin on kahjuks me ei saa nagu lihtsalt suvalise projekti, sest siin on ikkagi turvalise küsimus ka, et siin on nagu privaatsed projektid ja public projektid. Ja et kui sa ikkagi Twitteris kirjutad, siis me võrdleme sind tavaliselt selle projektiga, kes ütles, et okei, minu hind võib parem nii-öelda public olla. Aga see on nii-öelda, see on asi, mida keegi pole väga palju näinud peale paari katseteed. Et ma arvan, et see on juuni alguses läheb laivi uue kujundusega natukene. Aga natukene kogemust jagada sel teemal, mis nii-öelda mind väga palju huvitab ja võib tekitada natukene eriarvamusi,
aga ma tahtsin nii-öelda oma arvamust öelda, et kui teil on distributed meeskond, ma ei räägi praegu meeskonnast, kes istub ühes kohas, sest seal võib saada hakkama nagu ühe tooliga nagu pivotal tracker või kuidagi teistmoodi, aga see on just mõeldud, kui sul on meeskond erinevates liikides ja nagu meil on juhtunud, et meil on inimesed istunud 3 erinevas riikis ühel ajal, me pidime ikkagi seda koostööd kuidagi organiseerima, siis meie parim kombinatsioon on tulnud selline, et sa kiirt ei ole. Ühesõnaga, me kasutame Jirat selleks, et trackida oma sprinte pluss bugisid. Wikid kasutame selleks, et kogu dokumentatsiooni projekti kohta hoida nii tehnilist pluss ka ärilist, mis meie puhul on tähtis. Kogu läbu toimub Skype'is, kus me räägime, arutame igasugust asju, et mingit e-maili midagi, neid keegi ei loe just selle tõttu, et saaksid pärast history't otsida. Ja mingisugused reportingud ja nii-öelda statistilised asjad, kui sa tahad vaadata, et mis sul täpselt toimub, siis selle jaoks on Programmeter. Siia varsti ilmub ka üks meie uus toode, mis mahub siia keskele täpselt, mille point on selles, et ta kogub erinevatest toolidest selle activity streami kokku ja siis sa saad siis selle activity streami endale telefoni või Skype'i suunata, et kes mida kus teeb, et siis kui näiteks keegi on koodi committinud, siis sul lõpeb näiteks Twitteri või Skype'is message, jah, et mina committisin koodi. Merged branch master. No jah, ma võin tegelikult näidata, kuidas see reaalselt toimub, et meil on see täpselt niimoodi ongi. Et kui keegi hüppab, kui keegi teeb mingi koodimuudatus, keegi close'ib bugi või kui keegi... No, sõltub, kui detailseks sa tahad, meil on suhteliselt detailne see asi. No siin ongi, keegi on koodi muutnud, seda meil tehakse kõige enam. Ma tahan teisi ka näidata. Kui keegi midagi Jiras ära salvestas või parandas, siis kirjutaks ka siia kommentid ja üsnaga on ikka väga lihtne, umbes nagu internal Twitter, kus sa saad asju, mis nagu sinu meeskond huvitavad, et kes mida teeb ja igaüks saaks siis filtreerida vastavalt oma vajadustele. Kui ma koodi muudatustest ei ole huvitatud, siis ei ole vaja neid vaadata. Aga jällegi, seda võib väga erinevalt ehitada erinevate toolide, aga see on see, mis meie juures on väga hästi töötanud ja äkki kellelgi on ka abiks. Väike reklaam ka, et kui te olete lõpuni ära kuulanud, siis me saame natukene ka nänni jagada. Et keda huvitab, siis tulge minu juurde täna ja siis jätke oma kontaktid, siis ma saan teile tasuta Programmeeteri litsensi punnida. Kas on mingi hostitud asi või saab see oma serverisse panna. Kas see tiim võib 1000 on? Ei, seal oli see 5000 on kuni 25 kasutajat. Ja kui on juba ostetud, siis ka ei loe. Siis tagasi raha ei anta igaks juhuks, ütlen ka välja. Kuidas neid kasutajaid loete või üldse sa ütlesid, et 1000 tiim on, kes on selle võtnud endale, 1000 tõenäoliselt ei olnud progejad, et seal olid erinevad? Ei, meie jaoks on kasutaja see, kes saab kasu sellest asjast, ehk siis see on kogu meeskond, keda huvitab see statistika või see ülevaatus, nii edasi. Kas on need inimesed, kes siin saavad sisse logida teha või? Jah. Kui koodi on mingi 100 progejat nagu mitmeid koodi aja jooksul, et see ei oleks kasutajad? Kasutaja on see, kes saab sisse logida ja vaadata. Ehk siis, kui sul on 100 inimest progenud, aga ainult üks inimene vaatab, siis see on ühe kasutajaga. Kas keegi ostab niimoodi, et ainult üks kasutaja kõikide peale? Meil on päris väiksed, hetkel on päris väikseste meeskondade jaoks on tegelikult tasuta versioon ka olemas. Et kui sa tahad ise enda juures nokitseda, siis seda saab tasuta teha. Ehk selles mõttes...
me ikkagi näeme, et see väärtuspunkt hakkab seal nagu 10-25 inimest vähemalt ja siis hakkab juba kasutegur kasvama, et enne seda, kui sa oled nagu sinna kasvanud, siis sa tead niigi, et mis sul värk toimub. Või siis, kui sul on nagu mega distributed meeskond, kus igaüks teeb midagi oma ette kuskil oma nagu riigis või oma nurgas, siis on ka nagu läbipaistvus väga tähtis. Mitmele kasutajale kokku olete müünud? Kuidas? Kui mitmele kasutajale kokku olete müünud? No päris sellist infi avalikult ei ole, aga no, me oleme ikkagi väga, kui analüüsi kokku võtta, et kõik, mis me oleme selle tootega analüüs, need on ikkagi päris suured numbrid. Ei no jah, et seda infot me ei avalikusta, sest sellega saab nagu mis iganes, eriti nüüd salvestatakse video, siis pärast kasutavad meie konkurendid neid. Aga jah, aga suhteliselt võite umbes vaadata, arvutada, et kes meil, no seda saab nagu umbkaudselt. Millest? Majandusaruande. Näiteks majandusaruande siis meie nii-öelda price per user. On teil konkurente, kes eesti keelt ka valdavad? Meil on tegelikult, kui väga tõsiselt võtta, meil on konkurentiks täna tegelikult ainult IBM, kes midagi sarnast teeb. Ja natukene võib ka see küsimus, või see teema, mis juba käis välja, et Spark trackerid on ka meie konkurendid. Sest no näiteks samas Jiras on mingisugune lahja, aga ikkagi statistika, et mingisugused ilusad graafikud joonistab, kasutada ka ilusad. Ja siis tihti, kui sa manager'i lähed rääkima, et näed, meil on kasulikud raportid, siis ta ütleb, no meil Jiras on, mis siis keegi ei kasuta neid või mis siis keegi ei vaata, aga tal on nagu, feature on nagu olemas. Ehk see võtab ka tähelepanu, eriti väiksemate meeskondade puhul. Aga väga palju konkurenti ei ole. Enamasti on ikkagi niisugused monstrumi suurused. Ja Microsoftil on ilmselt nende, me oleme Microsofti maailmaga väga tuttav, aga nendel on selles, ma ei tea, kuidas praegu nimed, Team Foundation server. Seal on nagu päris edev reporting tool minu teada ka hetkel. Ja siin natukene huvitavat lugemist sel teemal, et STLC Metrics saidil on kogumik erinevaid meetrikaid ja nende definitsioon ja sellest, kuidas neid kasutada. Siis võikski lugeda meie blogi, kus me pidevalt kirjutame mingisuguseid teemasid, mis meil klientide juures huvitavad välja leidnud oleme või siis lihtsalt, mis meetrika teemal toimub. Ja kui te tahate, kui te olete nii innustanud, et homme lähete juba meetrikat oma meeskonnas ellu viima, siis kuidas? Et siis võiks lugeda läbi selle 12 steps to useful software metrics. Et see on ta lõhnab nagu nii-öelda juhi jutt, aga seal on väga suur point tegelikult igas pointis sellest 12. Et me oleme proovinud ilma selleta meetrikaid integreerida organisatsioonides. Ja see on ikkagi lõppkokkuvõttes, käid ikkagi iga sammu sealt sellest stepidest läbi. Küsimusi või ettepanekuid? Palju programmiitel maksis ma sellest ikka? Ma saan aru, et teie fookus on suurematel klientidel. Palju see maksab? Ma saan aru, et 25 kasutaja litsentsi oli 5,000 aastas. No umbes niimoodi. Natuke suuremaks teha. Hinda sulle jaoks. Pöördun minu poole otsa. Jäta oma kaart. 10-5 vist. Mis teemad on? Enne vastu oma kasutaja. Okei, ma näitan jah, mille eest. Shameless plug. See on see armastatud meta refresh.
niimoodi. Millises on see keskmine? Kuidas? See millise versiooni siis saab aasta lõppu? Selle 5000 tiimas. Jah, selle keskmise. 10 000 tickets, mis tähendas? Trahve. No need on Jira's issue või bugi, sõltuvad sellest tüübist. Bugid tähendab, ütleme, kui ma ütlesin mingi projekti kohta, filtreerin välja bugi sillast, siis ta loeb neid No vaata, see number 5000 on päris suur ja me tüüpiliselt arvestame nagu kogu Jirat. Või siis, kui sa võtad ainult ajalooliselt kindlasti oli 10 000. Siis peab maksma. Siin mul pole mõtet seda tasuta asja tule võtma. Ikka võta, ma olen sul omavahel kaasanud 2 tükki. No selles mõttes me oleme ikkagi äriettevõtte, mitte heategevusettevõtte. Numbrid on täpselt nii tehtud, et kui sul on üle 10 000, et siis sul on... Aga ma ei saa proovidagi, ma ei tea, kas ma tahan seda. Ei, sa saad väiksema projekti peal proovida või helista mulle, siis ma aitan. Meil on üks bugi silla, kus on päris mitmekümned 1000 bugid siis. 30 päeva trialit saab ka. Autogenereerisite neid bugisid sinna või? Ei, meil on suur tiim ja ma ei tea, kui mitu aastat see on. Väga pikk aeg siis. Mitu aasta peale 10 bugi? Mitu saab päevas 3 tükki? Mitu? Vot, aga veel küsimusi? Tahaks ilmselt näha seda know-how graafikut, aga seda sa ei taha näidata. Aga räägi, mis te seal näitate või kuidas te näitate nagu inimesi versus mingid protsendid või kuidas see on? No, võtan alguses selle üldise küsimuse, siis selle konkreetse. Et meil kõik meetrikad, mis meil on kogutud, me paneme neid enda andmeladusse nii-öelda ja nad on tüüpiliselt paigutatud nii, et sa saad suvalise repordi selle peal teha, et kas pie chart'i või sellise chart'i või trendi või siis per inimene, per priority, mis iganes sõltub sellest konkreetsest meetrikast. Ja samamoodi selle meetrikaga, et kui sa tahad vaadata näiteks inimeste lõikest, mis on nende know-how konkreetses projektis, siis tuleb mingisugune tabel, kus on inimesed umbes nagu siin umbes nagu siin, aga lihtsalt siin on selle konkreetse inimese know-how. Aga see visualiseerimine on tegelikult paindlik vastavalt. See know-how sul muutub, see on mingi protsent siis või? Jah, protsent kogu osa koodist on see inimene puutunud. Jah. No, mida vastu otsida, et mis osa on kood on selline, mida ainult vähesed inimesed teavad? Ma praegu peast ei mäleta, aga minu meelest meil oli kunagi ammu, ma ei tea, kas see veel meil meetrikates ka selles versioonis on, aga meil oli nüüd asi nagu riski knowledge. Ühesõnaga, see on selline know-how, mis on nende inimeste käes, kes on firmast lahkunud. Ja tegelikult selle jaoks on, seda on väga lihtne tegelikult võtta, et sul lihtsalt paned linnukesed, kes sul on aktiivsed, kes on mitte. Ja siis countid kokku nendele inimeste käest, kes ei ole aktiivsed. Kas see know-how kuidagi ajas nagu degradeerub ka selles mõttes, kuidas sa seda, või meelete seda nüüd arutate? Inimese ärug, jah. Et see on, ma ütleks nii, et nii advanced asja meil ei ole keegi soovinud, aga meil oli selline mõiste nagu fresh know-how, ehk siis know-how, mida sa oled viimase 3 kuu jooksul või siis 6 kuu jooksul touchinud. Okei, umbes seda mõtlesingi. Et sellist asja. Aga see on üks põhjus, miks ma ei näita seda, sest see on nagu nii advanced, et tegelikult väga vähe use case, kus Eesti kontekstis seda saaks nagu äriliselt kasutada. Ja selle tõttu meil nagu müügis või presentatsioonides ei sega inimeste arusaamast seda asja, sest see on nagu tõesti keerulisem ja see on pigem mõtet, kui sulle näiteks ostetakse mingisugune firma, kus on 1000 arendajat, meil on näiteid ka sellest olemas meie ajaloos. Ja siis, kui sa tahad aru saada, okei, mida ma nüüd ostsin, kelle käes on know-how. Microsoft juba Skype'i kohta tellis. No ma ei oska niisuguseid asju kommenteerida, ei taha, aga ilmselt... Infodation serveri.
et aga see oleks nagu üks hea case, on ju, kus sa saaksid aru, et mis sul ikkagi, mille eest sa raha maksad, on ju. Et ja niisuguseid case võib veel välja mõelda, et mis nende riskianalüüsid on, kui sul meeskonda vahetus on või mingisugused tähtsad inimesed viiakse ühest projektist teise, et mis siis juhtub selle tõttu. Aga eks meil on ikka suhteliselt väiksed meeskonnad Eestis, et sellist tüüpi analüüsi väga palju ei ole keegi soovinud veel. Kas te programmeetri tunned ära ka genereeritud koodi ja jätnud selle statistikast välja näiteks? Kui Enn Sarv tuleb oma selle linki koodiga. Ausalt öeldes mingid trikid me suudame ära tuvastada või ignoreerida mingisugust commit'id, mis olid genereeritud, aga see heuristika või see algoritm, mis seda ära tunneb, ta ei ole nagu super tark, et mingisugused asju ta ei tunne ära. Genereeritud koodid on kõikide ridu nagu ilmus palju neid faile ja seda lämmu tekkis hästi palju, et kui seda nagu arvesse võtta, et see... No see algoritm ongi umbes selline, et kui sul on ühe commit'iga tekkinud nii palju läbu, et ükski inimene ei suuda ühe päevaks ära kirjutada, siis ignore. See on ilus äkki. Lihtne, aga... Lihtsalt lahendus nagu ei ole. See oli hea küsimus, mis siis saab, kui see tüüp, kes... Ma mõtlesin just Linuse kerneli peale, et Linuse töö on, ainult tema töö on teiste commit'e üle vaadata ja nagu panna sinna accept alla ja kokku merge'ida. Niisugust case'i kätte tuua. Aga seal on ikkagi originaalse commit'eri info ka. On küll, aga Linuse töö on nagu see lõplik, tema vaatab üle ja hindab üle ja ütleb, et see on hea, see sobib. No ma arvan, et programmeeter ei ole päris Linux tüüpi arendusprojektide hindamiseks hea. Sest see on ikkagi suhteliselt unikaalne asi, mis seal toimub Linuxi kernelis. Google saab sama asi juurde. Meil on nii palju tegijaid, et Erik Smitsel teeb commit'i ülevaade. Erik Smitsel Larry äkki. No ma arvan, et seal on ikkagi suht flat see organisatsioon, kus nagu meeskonnad midagi teevad omaette. Aga samas ma olen kindel, kui sa Linuxi bugide analüüsi teed, siis sa leiad siin oluliselt huvitama info sellest, et kas Linus on ikkagi see know-how game. Ilmselt on. Kahjuks mul pole $10,000, et seda teha. Ega ma saan aru, Open source. Juunist minna sinna lehele selle Project Grader ja panna sisse urli, siis ma ei tea, kus need Linuxi bugid kõik on. Parimad distro välja. Kernel org sillas äkki. Ja kuskil seal jah, et... Siis saab jah. Aga siis, ühesõnaga lihtsalt seal on ainuke vahe, et seal on suhteliselt lihtne statistika, mingisugused paar näiteid selleks, et inimese jällegi mitte segadesse viia. Ei no, eks see ei ole päris niisugune asi, et mis me tahame sealt, et adjast, see on pigem... Proovige, kas kerneli repos elab üle või mitte. Stress-test nagu. Praegu kõige suurem stress oli just see Apache Flex ja nende toolid. Et seal, see on üks põhjusi, miks ta veel laivi ei lähe. Mõned asjad ta on elanud üle, aga mõnede asjadega on nagu katki läinud. Oli ikka laivis, url oli üleval ju. Ei no jah, aga kui sa lihtsalt hakkad sinna lisama, siis see 1 minutiga lubadus vist ei täidet ära. Okay. On meil Markile küsimusi? Aga aitäh!